Selle asemel, et tere öelda, vaidlesime me siin, kas me oleksime pidanud püsti tõusma või mitte. No aga ma hakkasin mõtlema, et me ei saa ju tõusta, kui meil on juhtmed küljes. See on vabandus. Ütleme nüüd. Tere õhtust, kallis vaataja. Tere. Te vaatate jälle saadet Hästi Eesti. Igasse saatesse me oleme püüdnud siia kohale võluda mõne inimese, kes on midagi head, kummaliselt põnevat ja positiivset teinud. Täna see ei õnnestu, sest siis peaks siia stuudiosse mahtuma ära üle miljoni inimese. Aga 1 200 000 on vähemalt kohal. Tere Priit ja tere Peeter. Alustame paremalt, meie poolt vaadatuna. Vanem ka vist. Peeter, sinu me palusime täna siia, sest et sa tõid meile kingitusi. Ma ei tea, kas me need pärast endale saame, aga väga põnev kingitus. Pealkiri on Eesti hümn. No, teab, mis uudis see ei ole, kui ma tagakaanale ei vaataks ja leiaksid 16 mida? Tegelikult on 15 erinevat, sest üks versioon on instrumentaal ja on koos lauluga. 15 erinevat versiooni Eesti hümnist. Miks sa seda kõike tegid? Tahtsid jälle rikkaks saada? Ei tahtnud, seekord ei tahtnud. Et ütlen kohe ausalt, et see on, Eesti hümn on nii äge lugu ja teadaolevalt ta on kõige vanem Eesti hitt. Et kas ma peaks nagu püsti tõusma, kui see kõlab? Kas või raadiost? Ei, ma arvan, et ei pea tõusma. See on vabal valikul. Kui sa tahad, sa võid kogu aeg püsti seista. Tunde asi. Ainult kui sa autos sõidad. Jah, siis pead. Siis pead püsti. Teine külaline tegi ka suu lahti. Tere tulemast. Tere, jah. Sina tõid ka meile kingituse muusikalises mõttes. Oli ikka päris käre versioon. Ma tõin täitsa mitu tegelikult. Ma tõin selle hümni ja siis ma tõin oma plaadi, mis on täitsa siin ümber nurga Apollost saadaval. Aitäh. Sa tulid siia hästi kaugelt. LA-st, jah, Los Angelesest. Miks sa seal elad? No, aga miks mitte? Miks sa siin elad? Hea küsimus. Miks me elame Jüri siin? Ma ei tea, saatejuht jäi vait. Mina jäin ka. No, ei ole lihtne vastata. Keegi ei kutsu Los Angelesse elama. Sind ka ei kutsutud? Ei kutsutud. Ise läksid? Ma ise kutsusin ennast. Lõid läbi? No, ja ei. Kas sa oled sünnist saadik Prääd olnud? Ei ole. Mis Prääd? On Priit ju. No siin on Prääd kirjas plaadi peal. Miks sa Prääd oled? Fake roheline kaart ja selline nimi oli peal ja siis see jäi. Aha, no ilus nimi ka tegelikult. No on ju. Ja pealegi nad ei oska vist neid nimesid Eesti moodi öelda ka. Kungla on neil siia maale Kanglei. Ja, Priit on Brit, mis on nagu naise nimi, nii et... Enne kui me praegu läheme samas kanti muuseas, kus sina nii-öelda pärit oled, Peetri käest veel üks küsimus. Kas on sinul küsimus valmis või küsin mina? Küsi sina kõigepealt, mina. Järgi. Milline sul neist kõige enam südamelähedasem on neist kaveriteks vist ei julge neid nimetada? Variandid hümnist. Tegelikult ei tohiks öelda, kõik on toredad. Kõik on toredad versioonid. Aga võin öelda niimoodi, et selle plaadi käivitas, see viimase käivituse andis tegelikult Priidu versioon. Aga Priit oli see mees, kes pani selle viimasele, tõmbas sellel granaadil sütiku pealt ära. Selle kohta võiks öelda hästi Priit ja Peeter. Just. Kuule, see peab püsti... Plaks ka enne. Kuule, see peab püsti hulli inimene olema, kes tänapäeval annab plaate välja. See ei ole ju tulutoov tegevus või? No väga ei ole küll enam, aga nii kõva rutiin on nagu sees ikka. Kogu aeg tahaks midagi nagu teha. No ja on tegemist hitiga ka. Absoluutselt, jah. Kusjuures 16. variant on siin Eesti hümni teadaolevalt esimene plaadistus. Seda jooksen mina küll koju kuulama. Praegu on tulekul mingisugune väga kahtlane ja karvane eelnõu. Meie kahjuks sellest eriti veel midagi ei tea ja võib-olla on see nii keeruline, et me ei saagi sellest aru, aga on vaja veel täpsemalt paika panna kogu meie ilus ja armas 150 aasta vanune hümn. Et kas mängida, kus mängida ja kuidas mängida ja mismoodi, jah? Ma arvan, et seadusega küll reguleerida seda vaja ei oleks. Ma arvan, see on sisetunde asi, et loomulikult suurtel väliüritustel võib-olla on tore, kui inimesed seisavad püsti ja see ongi, see inimene ise peab tundma seda, millal ta seisab püsti. Seda ei saa nagu, südametunnistust ei saa reguleerida mitte ühegi seadusega. Priit, oled sa Peetriga nõus? Ma ei tea sellest seadusest väga midagi, aga samas ma mõtlen, et teha mingi, näiteks nagu need etendusi praegu tehakse, et keegi läheb ja kakab pangi ja siis mängitakse hümni selle taustal, et võib-olla see ei oleks kõige õigem. Sellega on nõus. Selle kohase seaduse võiks küll teha, et ei kaka selle ajal. Jah, oleks kuidagi viisakam. Kuule, Prääd ehk Brit või oi, nüüd läks sassi.
tahtsin öelda Priit ja läks kohe Priit. Sind kutsuti mängima seda hümni kunagi ka, aga miks sa oled keeldunud, on see õige info või? Ja see oli vist 2 aastat tagasi Eesti Televisiooni kutsuti vabariigi aastapäeval mängima, aga siis nad olid just selle Tujurikkuja saate teinud, milles nad isamaalise laulu kohta nalja tegid ja mulle see nagu üldse ei meeldinud. Ja siis mõtlesin, et vist ma ei tule. Isamaalisusega sinu kuuldes siis väga nalja ei maksa teha? Nalja võib alati teha, aga samas vaata, kui sa elad kaugel, siis sa näed asju natukene teistpidi. Kui sa elad teispool maakera ja vaatad kõike, vaatad seda Eestit nagu linnulennult, kui ta on siuke pisikene ja näed asju netist ja kuuled asju oma sõprade käest, et siis on natukene teistmoodi, kui ise siin koha peal olla. Et ma ei tea, see ei ole ainult mina, paljud teised inimesed on ka, kes elavad LA-s või üldse väljaspool Eestit. See patriotism on nendes natukene tugevam võib-olla kui tavalises eestlases, kes kodumaal elab, ma ei tea. Priit, kas eestlased käivad hästi palju koos Ameerikas? Eesti majas käivad küll, jaa. Augusti või septembrikuust kuni maikuuni iga reede õhtul käivad koos. Kooriproovid ja siis pühapäeval on lastekool. Nii et eestlane käib tihendamini koos välismaal, kui eestlane käib koos Eestimaal? No Eestimaal oledki koos eestlastega kogu aeg. Ei saa enam kokku tulla? Sülti on seal raskem teha. Aitäh teile igal juhul saatesse tulemast. Ja eestlasi on loomulikult üle maailma igal pool laiali ja spetsiaalselt meie saatele on nad nüüd saatnud kõikjalt maailmast tervitusi.